Miks me sellest räägime? Räägime ikka sellepärast, et hoiatus ja mõelda seda, et me ei tohi hetkekski valgust kaotada, me ei tohi hetkekski unustada neid, kes selle kadalipu, kes selle tee on läbi käinud ja meil on au ja meil on kohustus kanda seda mälestust edasi. Täna 75 aastat tagasi doktor Alver arreteeriti ja 1942. aastal lasti maha. Aga Hans Alveri ideed ja tema jalajäljed on Haapsalu linna aastaid juhtinud ja ma arvan, et see, et Haapsalu on muutunud väga populaarseks puhkelinnaks, ma arvan, et see on ikkagi suures osas alguse saanud doktor Alverist. Tere, arvas rahvas! Represseeritute ühenduse Läänemaa Memento nimel ma tänan teid, kes te olete siia Eesti kõige kaunima samba alla tulnud, mis küüditatutele iialgi püstitatud on. 50 aastat ei tohtinud me nendest sündmustest rääkida, mis siin toimusid. 25 aastat oleme me seda teinud. Oleme teinud sarnaselt, et on ka küsitud, et kas sellest juba küll ei saa, kas te sellest ära ei tüdi. Täna leinapäeval on aeg ka mõtiskleda paljude asjade üle. Raske on aru saada seda, mis juhtus nende inimestega, kes 75 aastat tagasi siin raudteejaama perrooni peal raudteevagunitesse istusid ja alustasid teed tundmatusse. Mina oma lühikese elu jooksul olen kuulnud ja näinud palju versioone sellest, sest ega inimesed ei uskunud, et neid ootab ees nii pikk teekond kuskile kaugesse tundmatusse. Oota, sa tahad mitu saavad ette vahetada? Aitab ühest küll. Lähme Maleva pealik mehisport. Palun rääkige mulle, mis emotsioone teis tänane päev tekitab? Tänane päev kindlasti on kurb päev ja terves päevast kõlab vastu traagika, Eesti rahva traagika ja maa traagika, et küüditamised ju on väga ere näide sellest, mis võib ühe väikese rahva killuga juhtuda, juhul kui ta jääb suurrahvaste asjaajamiste hammasrataste vahele. Kas Eestil on midagi õppida 75 aasta tagusest sündmusest? Kindlasti on Eestil õppida, kindlasti joonistub tänu toonastele sündmustele välja reljeefselt meie naabri profiil ja seda profiili ei tohi me mitte unustada ja võimalikeks kordusteks olema siis ka vastavalt valmis.